kunagi. Ma olen alati tahtnud seda teha. Mina olen Stella ja mina olen disainer. Mina olen Aljona ja mina olen moeajakirjanik. Sana Tändit. Ma olen moedisainer. Tanel Veenrem, ehtekunstnik ja omanimelise kaubamärgi juht. Felix, fotograaf. Raudja Lepik ja ma olen ehtekunstnik. Brit, ma olen disainer, stilist, illustraator, kunstnik. Riina Varov, kunstnik ja fotograaf. Mina olen Marit ja mina olen looja, kunstnik ja disainer. Grõõt, fotograaf. Rita Ratas ja olen kaubamaja turundusdirektor. Xenia Joost ja ma olen disainer. Jesus Christ. Disainer minu jaoks on praktiliste ja visuaalsete naudingute looja. Kes loob midagi, mida ei ole olemas. Inimene, kes lahendab mingeid probleeme ja mitte juhuslikult ei lahenda, vaid ikka metoodiliselt ja järjepidevalt. Praktilise meelega looja. Disainer on minu jaoks maailma parandaja. Kunstnik on keegi, kellel on lisaks tehnilistele oskustele ka palju kirge. Kunstnik on maag. Looja. See osa, mis on nähtamatu. Tegeleda mingi kujutlusvõime pigerdamisega. Disaineril või kunstnikul on see mingisugune imetabane tunnetus, mis lisab elule hästi kauni sügavuse. Kes on fotograaf? Minu arust fotograaf on vaatleja. Peegeldaja. Valgusega joonistaja. Märkaja. Peegeldab olemasolu. Hetkede pikendaja. Märkab nähtavat läbipaistvas aususes. Aga kui vaja, siis ka dirigent. Hea disain on praktiline, mugav, inspireeriv, ajatu ja arusaadav. Hea disain on kujutlusvõime kõditaja. aus, esteetiline. Ta suudab mingid vallandada, mingid protsessid või pildid tarbija või vaataja meeltes. Peaks lahendama mingit probleemi. kvaliteetne, Head meelt tekitav. Vastupidav. Arusaadav, funktsionaalne, esteetiline, peegeldab loojat, aegadeülene ja sisukas, Emotsionaalselt pinget pakkuv, unikaalne, Rõõmutoov. visuaalselt nauditav, mugav, funktsionaalne ja ahvatlev. Närvi kõditav. rahuldab vajadused, tunnustab ilu ja kokkuvõttes panustab elu kvaliteeti. hea disain ei ole trendisähvatus, vaid kestab põlvest põlve. Moevaldkonna juures kõidab meil. Viis keha katta, moonutada ja paljastada. See on meie ühiskonna peegeldus. See on keel, mida me kõik räägime. Mulle meeldib mõelda moest kui kunstivormist, mida saab iga indiviid igapäevaselt muuta, kasutada ja olla selle kunstivormi sees. See peaks looma inimeste elu olemist ja tunnet paremaks. vabadus luua uut reaalsust. Mulle tohutult meeldib see meeletu kontsentratsioon hetk. Et see on tõesti ka plahvatuse moment. Luguloomingu taga. Ilus avaldub loomulik korrapära, milles on rahu ja see rahu ühendab. Vastuolulisus, mis loob mustmiljon võimalust. Jätkusuutlikus disainis on väsimatu optimism. Minu jaoks tähendab ajatust. Kuidas sa seda toodad? Tootmisprotsess siis kõike võimalikult optimaalselt ära kasutada. See on loodud kellegi poolt, kelle huvi ei ole teha disainiga ühe öösuhet, vaid midagi kestvamat, abielu. Ajatu, hea. Tarbitakse mõttega midagi sellist, mis on hingele oluline ja lähedal. Disainitud kestma ja see on majanduslikult mõttekas. Tänaseid ihasid ja vajadusi rahuldada nii, et me ei tee seda tuleviku generatsioonide arvelt. Ma arvan, see on a priori jätkusuutlik, kui midagi on tehtud oma käte ja südamega. Kõige jätkusuutlikum bränd on see, mida ei ole olemas. Aga nii kaua, kuni disain lahendab mõnda maailma kurnavat probleemi, siis ma arvan, et meil natuke veel lootust on. Ja nüüd ei tiivu. Fine, okei, good. Let's go. What the fuck, see on jumala soolane. Aga kui see on teil purgis, siis... Oled vaba? On või? Aga näidake mulle ka korras. Kas me võime teha niimoodi, et sa tuled sealt tagant ära?